Armsad sõbrad, täna ma tahan koos teiega vaadelda Jumala 5. käsku. Martin Luteri väikeses katekismuses on see antud meile nõnda. 5. käsk, sina ei tohi tappa. Mis see tähendab? Meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese ihule ei tee ühtki kahju ega kurja, vaid et me teda aitame ja teeme temale head kõigis ihu hädades. Mulle tundub, et see on üks nendest käskudest, mida inimesed teavad kõige paremini ja mida kõige sagedamini esile tuuakse, kui kõneldakse 10 käsust. Ma olen väga tihti kuulnud inimesi ütlevat enda kohta, et nad on head inimesed, et nad on korralikud inimesed, kui mitte väga head, siis vähemalt igati ontlikud, kuna nad elavad 10 käsu järgi ja nad ei ole kedagi tapnud. Minus tekitab see tavaliselt pisut muhelust, sest et ma püüan endale ette kujutada inimest, kes läheb õhtul pärast tööpäeva koju ja ütleb oma naisele või lastele, teate, ma olin täna haruldaselt hea inimene, ma ei tapnud täna kedagi. See, et sa ei ole kedagi tapnud, see ei tee sinust iseenesest veel mingit eriliselt head inimest. Ja nagu Püha Augustinus tähelepanu juhib, on see kuigi üks olulisematest käskudest, kuna selle vastu eksimine toob kaasa väga suure kurja, siis samal ajal on see ka üks kergematest käskudest, kuna on äärmiselt lihtne hoiduda oma ligimest tapmast. Ma arvan, et keegi ei vaidle mulle vastu. On muidugi olemas eriolukorrad, aga tavalises igapäevases elus, ma arvan, meilt ei nõua kuigi suurt pingutust, meilt ei nõua isegi selle käsu meeles pidamist või teadmist see, et me ei tapa mitte kedagi. See on midagi, mis on tõepoolest osa loomu seadusest, miski, mis on kirjutatud, nii nagu Pühakiri ütleb, inimese südamesse, inimese südametunnistuse käsutahvlitele. Aga sellegipoolest tasub seda käsku meenutada, vaadelda, selle üle järele mõtelda iseäranis 2 põhjusel. Esiteks seetõttu, et meie maailmas siiski on olnud kogu aeg ja on ka tänapäeval palju selliseid olukordi, kus inimesed selle käsu vastu eksivad, ning teiseks seetõttu, mida me võisime kuulda Martin Luteri seletusest, et see käsk ei puuduta või seda ei oleks vaja käsitleda kitsalt tapmise kohta käivana, vaid me võiksime vaadelda seda ka laiemalt, nii nagu ta ütleb, me peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese ihule ei tee ühtki kahju ega kurja. Ja ta lisab siia ka positiivse külje, vaid et me teda aitame ja teeme temale head kõigis ihu hädades. Üks on selge. Mõrv, see tähendab ette kavatsetud tapmine, on igal juhul Jumala poolt keelatud. Küll aga tuleb ette olukordi, kus ka piibel möönab, et inimese tapmine võib olla paratamatu või teinekord isegi õigustatud või vajalik. Nojah, jääme selle viimase sõna juurde, vajalik muidugi ainult meie langenud maailma kontekstis. Nii et me ei saa seda kindlasti käsitleda mingi moraalse heana ja mingi absoluutse vajadusena, vaid ühena patulanguse tagajärgedest. Sellised olukorrad võivad ette tulla näiteks sõja puhul. Selline olukord võib olla siis, kui kedagi rünnatakse ja ta peab tarvitama enesekaitsevahendeid. Selline olukord võib tulla ette siis, kui tegemist on
surmanuhtluse rakendamisega väga ränkade kuritegude eest. Neid olukordi on mitmesuguseid, kus inimesed on pidanud, kuidas öelda, möödapääsmatuks arvestada ka selle võimalusega, et kaasinimiselt tuleb võtta elu. Need on sellised olukorrad, kus kehtib tegelikult üks moraalireegel, mis ei ole sugugi midagi meeldivat ja nimelt selleks, et vältida suuremat kurja, on võib-olla tarvis rakendada vähemat kurja. Kuigi hinnangu langetamine selle kohta on äärmiselt keeruline ja sellepärast püütakse selliseid olukordi võimalust mööda vältida ja neist kuidagi teistmoodi välja tulla. Igal juhul on tegemist eranditega, äärmiselt rasket otsustamist nõudvate olukordadega, mida ei saa mitte kuidagi teha reegliks. Küll aga näib, et meie tänapäeva maailmas on kujunenud või kujunemas reegliks see, kus tegelikult on tegemist otsese mõrvaga, otsese tapmisega, süütute inimeste elu lõpetamisega ja ma pean silmas eeskätt ema ihus olevate laste tapmist ehk aborti, aga samuti ka kõikvõimalikku eugeenikat ja eutanaasiat, kõike seda, mis justkui väärtustades inimest, inimese elu ja vabadust tegelikult tallab selle jalge alla. Need asjad on Jumala seaduse valgel rängad kuriteod, millel ei ole tegeliku inimlikkuse ja inimväärikusega mitte midagi pistmist. Aga läheme nüüd edasi selle juurde, mida Martin Luther ütles oma seletuses. Tema lähtub sellest, et see, et me kedagi ei tapa, on norm. See on midagi, mis on enesest mõistetav. Ja sellepärast ei kõnele ta otseselt mitte tapmisest, vaid ta ütleb, et me peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese ihule ei tee ühtki kahju ega kurja. Niisiis, see käsk käib ligimese ihu ja elu kohta ja keelab meil tegemast ükskõik missugust kurja või kahju oma kaasinimesele. Ja kui me selle käsu peale nii mõtleme, siis võib-olla ei olegi igaühel niisama lihtne õhtul koju minnes öelda oma pereliikmetele, et tead, ma olin täna hea inimene, sest et ma pidasin 5. käsku. Sest seda, kuidas me oma ligimesele võime teha haiget ja kahju, on tegelikult päris palju. Aga veel, nagu ma ütlesin, selle käsu pidamine, kellegi tapmisest hoidumine ja isegi kellelegi kahju või valu tegemisest hoidumine ei tee meist veel häid inimesi. Sellega me ei ole teinud veel midagi head. Vaid, et me teda aitame ja teeme temale head kõigis ihu hädades. Niisiis, sellel käsul on ka, nagu teistelgi käskudel, positiivne pool. Kui sa näed oma ligimest, kui sa näed, et tal on mingisugune ihu häda, nagu Martin Luther siin ütleb, mingi valu, mingid vajadused, siis sa küsid enda käest ja ka tema käest ja palud ka Jumalalt tarkust, kuidas ma saan teda aidata. Ja mitte ainult ei küsi seda ja siis ei tunne ennast hea inimesena, vaid tõepoolest teed seda. Tee meid armastuses leidlikuks on üks palve, mida kirik inimestele õpetab. Ja ma arvan, et seda palvet tasub ka selle 5. käsu kontekstis meelde tuletada. Tee mind, Jumal,
armastuses leidlikuks. Hoia mind, et ma ei teeks oma ligimesele ühtki kahju, vaid et ma teeksin talle head ja et ma teda kõiges aitaksin. See on õige viis pidada Jumala 5. käsku. Armsad sõbrad, ma soovin teile rohket Jumala õnnistust ja armastust. Kohtumiseni.